elus on siis, kui su ümber sõbrad head. Sinilind kõrvik, karuott ja tamm, need vana roosi sõpru kalliks peab. Vahva roosi, limpsav ja kleepuv sõbrake. Oleks minul ka lemmikloom. Selline pehme ja nunnu nagu see väike kassipoeg. Ta on nunnu küll, aga mina eelistan midagi põnevamat. Näiteks habeakaami või krokodilli. Krokodill ei saa lemmikloom olla. Kuidas sa teda kallistaks, kui tal on kõik need soomused ja teravad hambad? Äkki püüan Otiga tigist krokodilli kinni. Head aega, Mirjam! Head aega! Nii väike ja pehme. Miski pole parem kui rahus ja vaikuses kala püüda. Ei, hüppa minema kon. Mine minema kon, sa hirmutad kalad ära. Siin kaval pead. Ma ei usu, et siin nüüd enam eriti kalu on. Lähme parem koju. Tere, Märt! Ma arvasin, et te läksite Otiga kalale. Me läksimegi. Üks tüütu konn hüppas seal muudkui ringi ja hirmutus kalu. See sama konn. Sa peaksid ta tagasi tiiki viima. Või annan ta Mirjamile? Mirjam tahab lemmiklooma. Ei tea, kas see on ikka hea mõte. Konn on metsloom. Teda ei saa lemmikloomana pidada. Sul on vist õigus. Tule siia, konn. Tagasi tiiki. Hei, tule tagasi. Kõik on korras, Mirjam. See on kõigest konn. Ta tuli minuga tiigi äärest kaasa. Ma püüan ta kinni. Ta lakkus mu mõmmit. Ei lakkunud. Konnadele lihtsalt meeldib keelt suust välja ajada. Vastik! Püüa ta kinni! Ma üritan, aga ma arvan, et sa meeldid talle. Ta lakkus mu kinga! Palun rahune, Mirjam, kõik on korras. Ei ole korras! See on kohutav! Ja mina lähen ära! Mida nad ometi teevad? Mul pole aimugi. Aga me peaks neile näitama, kuidas seda õigesti teha. Hei, koprad, vaadake ja õppige. Me näitame teile, kuidas üks õige ülepalgi hüppamine käib. Oh!
keegi ei öelnud mulle, et need palgid on libedad. Konn on läinud. Ta hüppas kuskile minema. Ära muretse. Väikest konna küll ei tasu karta, Mirjam. Ma ei kardagi, ta on lihtsalt nii kole ja imane ja üldse mitte nii nunnu. Kas keegi keksu tahab mängida? Mina tahan. Nüüd meil see vastik konn on läinud. Mirjam hüppab, on lõbus see. Mitu konna ajasid ta hirmule? 1, 2, 3, 4. Loks. Ott, kuidas ma ta ära ajada saan? Ta ei taha sulle halba. Hei, konn, veame kihla, et ma hüppan sinust kõrgemale. Näete, ta pole üldse nii hull. Muide, mul on konna kohta üks väga hea jutuke. Ma toon selle siia. Minu eriline Lõuna-Ameerika libisev külghüpe. See on väga moodne. Minu kord. Minu hips-hops viuhti salto. Proovige nüüd teie. Printsess suudles konna ja too muutus paugu pealt kauniks printsiks. Ja nad elasid õnnelikult oma elu lõpuni. Nii et printsess suudles konna. Anname väikesele konnale võimaluse ja mängime üht teist mängu. Olgu peale. Püüa, Roosi. Püüa, Ott. Püüa, Mirjam. Oh, palun, mine lihtsalt ära. Ai, karamba. See on isegi parem kui mu libisev külghüpe. Ja minu hips-hops viuhti salto. Igatahes, ma pean nüüd minema ja väga tähtsaid asju ajama. Just, minul on ka palju tegemist. Head aega. Aitäh nõuannete eest. Mirjam, me mängime jälle keksu. Kas tuled ka? Mitte ilma konnata. Ma arvasin, et ta ei meeldinud sulle. Algul ei meeldinudki, aga nüüd ma igatsen teda. Ja ma ei saanud isegi head aega öelda. Äkki sa veel saad? Mängime keksu hiljem. Tule. Vaadake teda, ta on nii hea hüppaja. Ta oleks vahva lemmikloom olnud, kuigi ta pole pehme ega nunnu. Aga ma tean, et tema õige koht on siin. Sa ei muutunudki printsiks, aga sa meeldid mulle just sellisena, nagu sa oled. Mu limpsav ja kleepuv sõbrake. Head aega, konn. Roosi, kui sa saaksid mängumajas pidada ükskõik millist lemmiklooma, siis kelle sa valiksid?
hea küsimus. See oleks ilmselt kaelkirjak või jõehobu. Või ma teen nalja, Kõrvik. Tänu taevale. Ma kardaks, et nad söövad kõik toidu ära ja minul ei jääks mitte midagi. Tõlkinud Piret Raudsepp, teksti luges Harriet Toompere. Laulge kõik, tule naerame terve päeva koos, laulame kõik mänguhoos. Vahva roosi, lõbus on siis, kui su ümber sõbrad head. Sinilind kõrvik, karuott ja tammed, vana roosi sõpru kalliks peab. Vahva roosi. Koodimurdjad. Mis mängu me mängime? Selle nimi on peitjad ja otsijad. See on nagu peitus, aga ühe otsija asemel jaguneme me tiimidesse. Nii et me mängime Roosiga sinu ja Kalle vastu. Jah, meie oleme otsijad ja teie võite olla peitjad. Me läheme ära, kuniks te otsustate, kuhu ennast peita. Peidame ennast hiie emanda juurde, sealt nad meid küll üles ei leia. Ja mõte, Roosi. Ma arvan, et võidame selle mängu. Kuulge, võtke nüüd rahulikumalt, te ajate mul veel oksad krussi. Tere, tammevana. Kas ma saaksin tammetõrusid laenata? Mul on neile üks üllatus. Oi, suurima rõõmuga. Palun, püüdke korralikult käituda, pisikesed. Käes. Aga me alles jõudsime siia. Kuidas te meid nii ruttu üles leidsite? Sest me oleme maailma parimad peitusemängijad. Teate mis? Me anname teile veel ühe võimaluse ennast ära peita. Aitäh, Märt. Seekord teeme me selle raskemaks, eks ole, Kõrvik? Kuidas oleks mänguväljakuga? Või kopratammiga? Või karamba? Kalle, sa kuulasid meid pealt, eks ole? Seepärast te teadsitegi, kus me ennast peidame. No, ainult natukene. Äkki, võib-olla. Mine nüüd ja ütle talle, et me mängime seda mängu korralikult. Tule, Kõrvik. Mul on üks mõte. Kas me hakkame liivalosse ehitama, Roosi? Ei, Kõrvik. Me mängime Märdile ja Kallele väikese vingerpussi. Me kasutame rääkimise asemel neid lippe. Seda kutsutakse koodi kasutamiseks. Iga eri värvi lipp tähendab ühte kindlat kohta. Roosa tähendab, et peidame end mängumajja. Kollane tähendab, et peidame end Oti poole. Ja roheline tähendab, et peidame end Märdi ja Mirjami poole. Nii et me ei ütlegi, kuhu me end peidame. Me hoopis näitame seda. Geniaalne! Olete valmis korralikult peituse mängu mängima? Nüüd lähete seniks nurga taha loendama, kuni meie otsustame, kuhu ennast peita.
mis lipu lehvitamine see on? Nad kasutavad koodi nagu salaagendid. Lahe. tere kõigile! Mirjam, kas sa saaksid meile voolimissavi laenata? Muidugi, Ott. Kuule, Ott, ega sa kuskil roosit või kõrvikut pole näinud? Jaa, olen küll. Nad on minu köögis. Kas te tahate, et ma... Ole lahke, Ott. Aitäh, Mirjam. Tõrud, nüüd te peate voolimissavisse hüppama ja sellesse augu tegema. Käes. Aga Kuidas te... me oleme maailma parimad koodimurdjad. Niimoodi. Ja nüüd on meie kord end ära peita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Käes. Kuidas te meid nii ruttu üles leidsite? Kas te luurasite meie järele? Muidugi mitte. Hea küll. Aga nüüd on meie kord otsida. Ja me leiame teid veel kiiremini üles. Mis salakoodi me seekord kasutame, Roosi? Äkki käesignaale. Käsi üleval tähendab viljapuuaeda. Sõrm nina peal tähendab kopratammi ja sõrmedega pea kohal viibutamine tähendab mänguväljakut. 17, 18, 19, 20. Mänguväljak. Lähme. Käes. Mida? Aga... Me oleme parimad amigo, meid ei murra maha ükski kood. Me oleme koodimurdjad. Nüüd on jälle meie kord end ära peita, Kalle. Tule siia. Tere, Roosi, tere, kõrvik. Kas Märt ja Kalle leidsid teid üles? Ma ütlesin neile, et te olete minu pool. Sina ütlesid neile. Jaa. Kas ma poleks tohtinud? Pole midagi, Ott. Kõik on korras. Oh, siis on hästi. Väga naljakas lugu. Ma leidsin just oma vooliku ja lehtri piknikualalt põõsa tagant. Oi, kes küll neid võis kasutada? Ma vist tean, kes. Ja ma arvan, et meil on aeg nad vahele võtta. Just nii, tammetõrud. Harjutamine teeb meistriks. Sõõrikud, minu lemmikud. Ja Märdi ja Kalle lemmikud ka. Kas vaatame, kui head koodimurdjad nad tegelikult on? Tõmba lipp vardasse, Ott. Roosi ja kõrvik pole meid ikka üles leidnud. Hei, amigo, vaata. Mis arvad, kas seal võib sõõrikuid olla? Muidugi mitte, Kalle. Nad püüavad meid lihtsalt peidust välja meelitada. Muidugi. Nagu me jääks sellist asja uskuma. Märt ja Kallet pole ikka kuskil näha. Ma saadan välja lõhnakoodi. Selle peale nad lihtsalt peavad kohale tulema. See lõhn on küll sõõrikute oma. Mis siis, kui kõrvik ja Roosi ei tulegi? Ja mis siis, kui seal on päriselt sõõrikud?
me saatsime välja palju koode selle kohta, et meil on sõõrikuid ja te ju ütlesite, et te olete maailma parimad koodimurdjad. aga me hoidsime need teile alles. aga te peate lubama, et edaspidi mängite ainult ausalt. mängime ja, me lubame, me mängime ausalt. Vabandust, Roosi, vabandust, Kõrvik. Vabandust, amigos. Mis kood see on, Kõrvik? Roosi, mu haigutuskood pettis su ära. Õnneks tean mina, mis on magama mineku tõeline kood. Mis see on? Everything's rosy. Tõlkinud Piret Raudsepp. Teksti luges Harriet Tompera. Everything's fun when your friends are around. Rackles and Bluebird, Big Bear and Dudley. Everything is rosy now. Kaasa laulge kõik, tule naerame terve päeva koos, laulame kõik mänguhoos. Kahvaroosi, lõbus on siis, kui su ümber sõbrad head. Sinilind kõrvik, karuott ja tammed, vana Roosi sõpru kalliks peab. Vahva Roosi. Kõrviku Ekspress. Tere hommikust, hommevana. Millega ma mängin? Kas vurri või jojoga? Või äkki hoopis vurjoga? Või jovurriga? Tere, Kõrvik. Auto on sinu päralt. Urraa! Täna saan mina sõita. Kui põnev. Hei, vaadake mu skuutrit. Ma tegin sellele megapesu. Siis lõin ma kõik kohad särama. Sellele kuulus terve igavik, aga asi oli seda väärt. Minu skuuter ei vea mind kunagi alt. Oleks minul ka mingi päris oma sõiduriist. Kahju küll, Kõrvik, aga on ainult üks skuuter. Ma tean. Oti poole. Hoia kinni, Roosi. Tere, Ott. tere, Roosi, tere, Kõrvik. Andke andeks, aga ma pean ruttama. Mirjam tahtis minuga mänguväljakul kokku saada. Kas ma võin karupoja skuutrit laenata, palun? Ikka, see on aiamajakeses. Kas ma võin neid pappkaste ka võtta? Ja olgu, aga mina pean nüüd minema. Mirjamil oli mingi pakiline asi. See on ka pakiline. Jäätants on üks mu lemmikumaid asju maailmas. Ainult üks asi saaks selle veel paremaks teha. Aurau kruusitäis Oti erilist vahukommidega kuuma kakaod. Midagi veel paremat, kui mul oleks keegi, kellega tantsida. Ega sa mind ometi selleks ei kutsunud, Mirjam? Muidugi kutsusin. Ma ei tea, kas sellest ikka asja saab. See meeldib sulle kindlasti, ma näitan sulle. Sa hakkad tantsima graatsiliselt nagu luik. Mul on vist vaja veidi harjutada, enne kui saan sinu tantsupartner olla. Tere. Mida Kõrvik seal teeb? Tada! Oi, Kõrvik.
Teil võivad küll oma masinad olla, aga minul on oma isiklik rong. Midagi on ikka puudu. Esimene peatus, mängumaja. Tuut-tuut, tšuh-tšuh-tšuh-tšuh-tšuh. Väga hea, Vile Kõrvik. Nüüd oled sa tõeline rongijuht. Veel mitte, Roosi, ma pean endale enne rongijuhi mütsi leidma. Kus see küll on? Äkki proovid? Vabandust, aga mul ei ole aega lobiseda. Reisijad ootavad. Ma panen sildid üles, et reisijad teaks, kus peatused on. See siin on Tammelinn. Kes tuleb peale? oi, ma tahaks küll, Kõrvik, aga kahjuks olen ma siin Tammelinnas kinni. Mul on vaja minna mänguväljakule sädelevaid asju otsima. Tore, siin on su pilet. Kõik rongile. Ma arvan, et siin olen ainult mina. Kas me kiiremini ei saaks minna, rongijuht? Me oleme varsti kohal. Järgmine peatus, piknikuala. Ei, ma tean, Nämmaorg. Tšuh-tšuh-tšuh-tšuh-tšuh. Ja sa lubad, et ma ei pea mingit plikaliku kostüümi kandma? Ei mingeid tutte ega linte ega... Ma luban. Hakkame pihta. Ma näitan sulle. Pole vaja, sa oled ju näinud mind hokit mängimas. Olen jääveal täiele käs. Tantsimine käib natuke teisiti. Proovime piruetti. Vaadake mind! Väga hea. Sul on vaja ainult veidi rohkem kontrolli. Proovime uuesti. Ei, aitäh. Roosi, ma tean, kuidas sulle tantsimine meeldib. Vaat nii. Nämmaoru jaam. Mida sa sellest arvad, sinilind? Sa jõudsid siis lõpuks siia? Aga kuidas sina siia said? Tiibade jõul, vabandust, Kõrvik, aga sinu rong on minusugusele kiirele linnule liiga aeglane. Vabandust. Kas sa saaksid meid oma rongiga koju viia? Meil on sinna nii pikk maa. Kõik rongile. See peatus on Mirjami maa ja Märdilinn. Mis sa teed? Rongidel on ju rööpaid vaja, Kõrvik. Kas sa ikka kiviistmete juures peatud? Muidugi, pärast mänguväljakut Viljapoeda ja Oti maja. Kas sa meid kohe koju ei saa viia? Mul on kahju, aga rongid peavad rööbastel sõitma. Aitab küll, me lähme maha. Meil on nii palju toimetusi. Oodake, tulge tagasi. Mis mõtet on olla rongijuht, kui mul reisijaid ei ole? Väga hea, Roosi. Sa muutud kiiremaks ka. Sa pead lihtsalt rohkem harjutama. Aga sa oled nii kiire ja nii osav. Anna andeks, Mirjam, aga ma ei jaksa sinuga sammu pidada. Ma vist ei leia kunagi kedagi, kellega tantsida. Kas kõik on sinuga korras? Mul küll, aga Kõrvik on kurb. Keegi ei taha tema rongiga sõita. Äkki saame aidata nii teda kui Mirjamit. Tulge minuga. Kaks piletit mänguväljakule, palun.
teepea minu pärast teesklema, et olete reisijad. ma loodan, et see rong on graafikus, meil on väga kiire. Kõrvik, sina oled ainuke, kes pole veel proovinud minuga tantsida. me kõik tuleme sinuga tantsima. Mida? pane need jalga. sul on su mütsi ja vilet vaja. hakka uisutama, Mirjam. tasakesi. hoia nüüd sina Mirjamist kinni ja mina hoian sinust. Tulge kõik rongi. aitäh, Roosi! on ainult üks asi, mis on parem kui sõbraga jääl tantsimine. tantsimine kõigi sõpradega. Järgmine peatus, libenurk. Roosi, kui sa saaks ükskõik millega sõita, millega sa siis sõidaks? võib-olla õhupalliga, ei, ralliautoga. Minust saaks hea piloot. See on nii lihtne. Peatus on ainult lennu lõpus ja sa saad palju nämmasid suupisteid. suupisteid saavad reisijad, mitte piloot. aga ma hoidsin viilu röstsaia ekstra sulle alles. tõlkinud Piret Raudsepp, teksti luges Harriet Toompere. kaasa laulge kõik, tule naerame terve päeva koos, laulame kõik mänguhoos. Vahva Roosi, lõbus on siis, kui su ümber sõbrad head. Sinilind kõrvik, karuott ja tamm, need vana Roosi sõpru kalliks peab. Vahva Roosi. parim hüplev nali. kindad, kühvel, hark, siis vist ongi kõik. Kas need on töökindad? jaa, me läheme Mirjamiga Otil appi istutama. kas sa tahad kaasa tulla? Nämmo. kõrvik. Ahaa. Kuhu see kadus? hästi tehtud, Kalle. Tasa. Ega sa siin ühte kooki pole näinud, Roosi? tere, kõrvik. mis kõrvikul viga on? ma ei tea. ma kutsusin teda appi istutama, aga tundub, et tal on tegemist. sellest tuleb võimas nali. kas pole ilus, Roosi? oli ju hea nali. hea nali, Märt. see on mu parim trikk. tule siia, Mirjam.
Märt. lahe, eks? Great, isn't it? mis viga, Kõrvik? Ma tean, et see kõlab kummaliselt, aga ma ajasin ühte kooki taga. Aga koogid ju ei liigu, Kõrvik. See kook liigub. ma arvan, et Märt mängis sulle vingerpussi. Ma teadsin seda. äkki tuled meiega istutama? Ott teeb meile pärast pannkooke. Olgu, peaasi, et pannkoogid minema ei jookse. siin te oletegi. mul on seemned valmis. ma toon need välja kohe, kui olen pannkoogidaigna valmis seganud. Kas ma võin aidata? muidugi, Kõrvik. Murad ju ei põrka. tõeline turbo. Jälle. Kõrvikule vist ei meeldi su naljad enam. ma tegin ainult nalja. ära mossita, Kõrvik. sa võid seda laenata, kui tahad. Tõesti või? Aitäh. Märt, tule vaatama. mida sa teed, Kõrvik? Kas sa oled seda ilusat lille näinud? Ahahaa, see ei lähe sul läbi. Aga kui suruksime õige kätt? Pole paha. Aga sa ei ehmatanud. sa pead lihtsalt veidi harjutama. kui asi selge, siis läheb lihtsamaks. Aga sa tead kõiki trikke. mitte kõiki, Kõrvik. Mis need on? Need on Mehhikost väga haruldased. võid neid laenata, kui tahad Märdile vempu teha. Jaa, muidugi. aga sa tohid neid kasutada ainult toas. õues tuleb nendega palju pahandust. ära neid Märdile varem näita, see rikuks nalja ära. Ma pean neid peidus hoidma, kuni neid Märdile näidata saan. Big Bear, Ott, kas hoiaksid minu eest seda ja ära lase kellelgi seda avada. olgu, Kõrvik. siin on see ootuskohas. me võime nüüd seemneid külvama hakata, Ott. Big Bear. seemned on laua peal. Ott ütles, et ta tahab sellesse kasti kressi. ei tea, milline pakk see on. äkki see? Need pole kressiseemned. Need on rohkem nagu uad. Oi, need liiguvad. see on vist jälle mingi Märdi nali. ma panen need tagasi pakki. Jätke järele. mina ei teinud midagi. tõesti või, aga kes seda siis teeb? Roosi, ma pidin ütlema, et sinist pakki ei tohi lahti teha. Ott, kas ma saan nüüd oma paki tagasi? Kõrvik, mis seal sees oli? Oi.
ka hüplevad oad. Sellest pole midagi. Kalle ütles, et kui nad on toas, on neid päris lihtne püüda. Neid ei tohi ainult õue lasta. Siis teevad nad palju pahandust. Jätke järele, see teeb kõdi. Vabandust, tammevana, püüdke nad kinni. Kuhu nad kadusid? See on lootusetu. Mida ma nüüd Kallele ütlen? Äkki peaksime tammevanalt nõu küsima? Kui mina alles noor võrse olin, ütlesid vanad puud, et naljameest saab püüda ainult teine naljamees. Mina või? Jääb ära. Oota, tammevanal on õigus. Meil on sinu abi vaja. See töötabki. Käes! Te võite neid kauem enda käes hoida, kui tahate. Aitäh, Kalle, aga me saime täna juba küllalt nalja. Kes pannkooki soovib? Jaa, palun. Pärast kogu seda möllu on meil just nimelt pannkooke vaja. Roosi, kas sa nägid seda? Kõrvik, kas sa kasutasid Märdi trikilaegast? Ei. Saite nüüd? Kalle. Tõlkinud Piret Raudsepp, teksti luges Harriet Toompere. Kaasa laulge kõik, tule naerame terve päeva koos, laulame kõik mänguhoos. Vahva roosi, lõbus on siis, kui su ümber sõbrad head. Sinilind kõrvik, taruott ja tammed vana, roosi sõpru kalliks peab. Vahva roosi. Mirjami teine kodu. Siin on nii palju toredaid asju, Roosi. Puud ja oja ja... Vaata! Mis see on, Mirjam? Merikarp! Kas pole ilus? Ma tean selle jaoks ideaalset kodu. Niimoodi, suurepärane. See näeb tõesti ilus välja. Ma armastan seda tuba nii väga. Kõik mu erilised asjad on siin. Ma lähen kõrvikuga jalgpalli vaatama. Hiljem näeme, Mirjam.
oo, ilus merikarp. head aega. ja vasak 2, 3, 4, parem 2, 3, 4. ja see, Kalle, on traditsiooniline unihiirte küünitants. see oli kena, väga kena. aga nüüd näitan ma teile ühte Lõuna-Ameerika tantsu, mille nimi on tango. proua Pisike, kas tohib? see tants paistab väga ebaharilik. sinu kord. ole paha, härra Pisike. mitte päris nii hea kui mina, aga kui natukene veel harjutada, siis... kuhu mu kübar jäi? seda pole. traditsioonilise küünitantsuga poleks seda küll juhtunud. ärge muretsege, ma leian su kübara üles, proua Pisike. tulge minuga. ja siit tuleb Märt palliga. ta möödub ühest kaitsjast, ta möödub teisest. ta peab väravasse lööma. ai! kas sa said viga, Märt? Pole hullu, kõrvik. nii on parem. see oli päris naljakas, eks ole? natuke jah. ma panen tennise jalga. kuhu see kadus? peab otsima. tere, Ott! mida sa teed? Need taimed kasvavad suuremaks, nii et ma istutan neid kõik eraldi pottidesse. Nende kodud jäävad neile väikeseks, nii et ma annan neile uued kodud. mulle meeldivad kõik su taimed. Mulle meeldib, kui kodus on palju taimi. Kas sa tahaksid aidata? Joo, väga. Palun. Nii, alustada tuleb niimoodi. Tere, Märt! Mis su tennisega juhtus? See on väga imelik. Ma lõin jalgpalli mängides jala ära. Võtsin tennise korraks ära, et jalga õõruda, aga siis kadus see lihtsalt ära. See on tõesti imelik. Väga imelik. Ai, mu tennis! Kuidas see sinna sai? Pole aimugi. Sellest polekski kuigi head lillepotti saanud. No, vähemalt leidsin selle nüüd üles. Istutame selle viimase taime ka ümber. Pidage. Kuhu siis pott kadus? See on küll imelik. Tere! Meil saab kohe kõik koristatud. Kõik on nii puhas. Nüüd on mul kiiges mugavam magada. Ja minul on mängimiseks rohkem ruumi. Tuleb ainult paar asjakest veel ära panna. See on minu kadunud lillepott. Kuidas see sinna sai? Minu tennisega oli sama lugu. Ja kuhu mu auto kadus? Täna on midagi väga kummalist teoksil. Uurime asja. Tänane päev on olnud väga kummaline. Kõlab tõesti nii. Siin te oletegi. Ma leidsin su kübara üles. Kus oli? Selle põõsa taga. Kas ma ei öelnud, et kameeleon Kalle peab alati oma lubadusi? Siis on vähemalt üks mõistatus lahendatud.
vaadake sinu kübar, just nagu ma lubasin. Ma tänan. see on küll üks kummaline kübar. Kirrevase päralt. Mis siin toimub? Minu mänguauto. Me poleks tohtinud seda veidrat tangotantsu proovida. See on toonud ainult pahandusi. Minu kübar. Lähme. Järgneme kübarale. Magnifico! Sinu kübar, just nagu ma lubasin. Tänan teid jälle, tänan teid. Nii et tema ongi see, kelle pärast täna kõik asjad kaduma läksid. Krabi! See pole mingi tavaline krabi, see on erakvähk. Kui tema kodu talle väikeseks jääb, peab ta endale suurema elamise otsima. Kas nad elavad kübarate sees? Ei, nad elavad tühjades merekarpides. Küllap jäi tema merikarp talle liiga väikeseks ja ta sattus uut kodu otsides natuke segadusse. Mul tuli mõte. Oodake siin. Kas sa seda tahaksid oma koduks? Oled kindel, Mirjam? See on ju sinu lemmik. Ma arvan, et see on talle ideaalne kodu. Vaadake! Ohoo! Head aega! Need banaani ja mee võileivad on nii hea õhtusöök. Jah. Sa pole enda omi veel söönudki. Roosi, Ja kõrvik? kas mina kasvan kunagi mängumaja jaoks liiga suureks, nagu see krabi kasvas oma vanast merikarbist välja? Muidugi mitte. Mängumaja on alati sinu kodu. Tore, sest mul on kõht jube tühi. Everything's rosy. Tõlkinud Piret Raudsepp, teksti luges Harriet Toompere. Things fine.